Tere tulemast Hiiumaale. Sealt lehvitatakse, meil on veel häid uudiseid, jah? Suurepärane. Kohe saate teada, milles seisnevad väga head uudised. Aga mina soovin siin, ja ma usun, et kõik siin viibijad soovivad ka nendele inimestele, kes meid jälgivad ekraanide ees, kaunist päeva, kes te olete siis meiega siin liitunud või oma kodudes või kus tahes, võib-olla puhkusel palmi all ja jälgite meid siis oma nutiseadme abil. Tervitame teid, mõni ütleb, et Lõuna-Hiiumaalt, Käinast. Igatahes on tegemist Lääne-Eesti saarestikuga sellel ilusal värvide rohkel sügisel. Täna on natukene, ma ei ütleks, et värvid maha keeratud, aga natukene sombusem ilm, aga õige sügise tunde tekitab küll. Me alustame 2025. aasta keskkonnahariduse konverentsiga, mis sel korral kannab pealkirja Keskkonnaharidus kliimamuutuste tuultes. Mina olen Sander Loite, teadus- ja loodusajakirjanik Eesti Rahvusringhäälingust ning mul on hea meel anda sõna energeetika- ja keskkonnaministrile, kes teid nüüd tervitab. Andres Sutt, palun! Nii, aitäh! Tervitused siis Tallinnast Hiiumaale poole tunni kauguselt. Poole tunni kauguselt muidugi siis, kui lennukiga lennata. Ma väga loodan, et tänasel konverentsil tuleb jutuks ka Eurobaromeeter ja see, kuidas meie siis eestlastena või Eesti inimestena paistame Euroopa riikide võrdluses välja kõige kliimaskeptilisemad. Selleks ei ole kindlasti ainult üks põhjus, ju neid on mitmeid, aga paradoks minu silmis on selles, et kui me ühtepidi oleme väga loodust hoidev rahvas, siis teistpidi me paistame väljapoole kui rahvas, kes liiga palju kliimamuutuste pärast ei muretse. Ja keskkonnaharidusel on kindlasti kõiges selles tulevikuvaates suur roll täita, et me teadlikkus oleks suurem ja et me tegelikult räägiksime asjadest rohkem teadus- ja faktipõhiselt. Sest loodushoid ja kliimaskeptilisus tegelikult ju ei peaks käsikäes käima. Aga ma arvan, siin on veel mõned mõõtmed, mis meil ühiskonnas on ja üks nendest mõõtmetest on polariseerumine ehk võttes siis nüüd loodushoiu või keskkonnahoiu näite. Kellegi jaoks on soometsa taastamine või sooäärse metsa taastamine õige asi, mida teha. Kellegi teise jaoks on see mõistuvastane tegevus, et miks me metsa uputame. Maailm ei ole mustvalge, on 1000 põhjust, miks inimesed võivad nii erineval siis vektori otstes olla, aga ma arvan, et keskkonnaharidusel on siin kindlasti roll, et me jõuaksime parema arusaamani ja ka tegelikult parema mõistmiseni, et me teeme asju ja loodushoidu sellepärast, et see on hea Eestile, see on hea kliimale ja see on hea ka tegelikult maailmale. Võib-olla veel üks hüpotees, miks me oleme Eestis kliimamuutuste suhtes nii palju skeptilised, on see, et meil ei ole olnud väga suurt ja väga tugevat siis ekstreemset loodusnähtust. Nii nagu see on olnud Lõuna-Euroopas, kus temperatuurid on tõusnud 40 kraadi peale või isegi kõrgemale. Ja samamoodi ei ole olnud meil ka selliseid suuremaid uputusi, mis oleksid meil elu päriselt seisma pannud. Nii et võib-olla see on osa selgitusest seal taga, miks me keskkonna või kliimamuutuste küsimustes oleme võib-olla Euroopas skeptikute seas, aga jällegi siin on koht, kus kindlasti on keskkonnaharidusel roll täita. Võib-olla veel üks näide polariseerumisest, võtame taastuvenergeetika, tuulikud, kõik, kes
soovivad, et energeetika keskkonna jalajälg oleks väiksem. Nende jaoks taastuvenergeetika on loomupärane lahendus. Samas on meil hulk inimesi, kes leiavad, et taastuvenergeetika ja eriti tuulepargid on midagi, mis on kahjulik inimesele, võib-olla kahjulik ka loodusele, ehk on väga palju sellist libateadusel põhinevat infot ja hoiakuid. Ja ma arvan, et me ei tohiks ka alahinnata seda, et meie idanaaber Venemaa kasutab igat teemat, mis on nende selleks, et seda polariseerumist võimendada. Ja jällegi ka siin ma usun sellesse, et haritud rahvas saab paremini aru sellest, mis on libateadus ja mis on päris teadus. Ja reeglina oleme me siin Eestis olnud ikkagi harituse poole peal. Ma ei tea, kas see oli juhus, et just sel nädalal tõstatus keskkonnahariduse teema ühiskonnas laiemalt. Aga võib-olla see on ka hea, et see, et õpilased jõuaksid keskkonnahariduses edasi, et neil oleks võimalik viibida päris looduses, et see oleks ühetaoliselt kättesaadav nii linnas kui maal. Ma arvan, see on midagi, mida me peame kõik oluliseks pidama ja mida ma kindlasti ka ise pean väga oluliseks. Nii et kui me suudame teha ja tõsta selle sama keskkonnahariduse kvaliteeti, et siis see läheb viljakale pinnasele ja läbi noorte me kindlasti saame harida ka nende noorte vanemaid ja vanavanemaid, kellel võib-olla on ka nendes muutuste tuules palju küsimusi. Nii et kindlasti me ei saa teha vähem, kui me oleme teinud, et pigem ma soovin, et me suudaksime teha rohkem ja teha keskkonnahariduse propageerimist just kvaliteetselt. Et kui meil on 160 keskkonnahariduskeskust ja 60 neist on kvaliteedimärgisega, siis ma arvan, et oleks hea, kui ülejäänud 100 ka sinnapoole püüdlevad. Ma usun, et lapsed on kindlasti väga vastuvõtlik siis osa ühiskonnast. Õppimine on nende loomupärane osa ja ma arvan, mida selgemalt, lihtsamalt ja põnevamalt me suudame koos keskkonnateemasid selgitada, seda parem on. Ja kuna eile oli Luksemburgis keskkonnanõukogu, siis ka seal oli väga palju juttu sellest, et mida me saame teha mitte ainult kliimamuutuste tagajärgede leevendamisega, vaid mida me saame teha, et neid muutusi ära hoida. Ja ka siin, kui tihti näidatakse Euroopa peale näpuga, või vaadatakse meie poole, et me peaksime tegema rohkem, siis tegelikult faktid näitavad, et Euroopa on teistega võrreldes teinud kõige enam. Ja nüüd on meie kord nõudlikult küsida, et ka need, kes on täna suuremate saastajate seas, et nemad oma poliitikat vastavalt kohandaksid ja liiguksid puhta majanduse ja väiksema keskkonnamõju suunas. Ma arvan, et tegelikult sinna suunda me ka liigume nii rahvusvaheliselt kui Eestis. Ja ehkki me ei ole jõudnud kliima soojenemise prognoosidega sinna trajektoorile, kus me tahame olla, on teistpidi tõsi see, et võrreldes aastate taguse ajaga oleme ikkagi väga oluliselt vähendanud neid siis kliima soojenemist ja nüüd tuleb lihtsalt edasi tegutseda ja kindlasti see tagumine pool maratonist on keerulisem ja nõudlikum, aga see on teistpidi ka tohutu võimalus. Ja ma arvan, et võib-olla läbi võimaluste prisma
peakski ka keskkonnahariduses seda teemat lahkama, mitte näitama väiksemat keskkonna jalajälge kui kulu ja küsimust, et kus me selle jaoks raha võtame, vaid võimalust investeerida innovatsiooni, puhtasse majandusse, loodushoidu. See, et meil Eestis on pea 2 korda rohkem metsamaast range kaitse all kui Soomes, Rootsis, on midagi, mille üle meil on igati põhjust uhkust tunda ja puhas õhk on samuti midagi, mis on Eestis hästi. Nii et alati on oluline rääkida ja alustada nendest asjadest, kus me oleme teinud tublisti, kus me oleme eesrindlikud ja siis rääkida sellest, kus me peame rohkem pingutama ja ennast järgi aitama. Nii et minu poolt põnevaid arutelusid teile. Aitäh kõikidele osalejatele, kes on haridusele pühendunud ja kindlasti öelge mu tänusõnad edasi ka neile, kes osaleda ei saanud, sest haridus tahab andmist ja ka praegu ju inimesed hariduse andmisega õpetajad tegelevad. Nii et edukat keskkonna teemalisi arutelusid sinna Hiiumaale, siit Tallinnast. Aitäh! Suur tänu! Ja kena päeva jätku ka ministrile. Aga asume siis asja kallale. Meid ootab ees põnev päev. Meil kõigil on võimalus ka välja öelda ja jagada oma mõtteid. Ja seega ootame väga teie aktiivset osalust. Meil on siis selline mõne jaoks juba harjumuspärane töökeskkond. Vaatame seda pisut lähemalt, siis teame täpsemalt, kuidas kõik meie jaoks sujub ja meie heaks toimib. Lehekülg on siis Worksup, see on worksup.com, või siis kasutage ekraanile ilmunud QR-koodi. Kui QR-koodist teete pildi, siis see juhatabki teid juba õigesse paika. Aga kui QR-kood ei toimi, siis lihtsalt trükkige oma veebilehitsejas aadress worksup.com. Ja sellisel juhul peaksite te jõudma siis meie töökeskkonna kodulehele ja seal tuleb teil sisestada ka hash ja K25 numbriga. Et see aasta selline tore lühend keskkonnahariduskonverents 25 ehk siis 2025, aga K hash ehk hobusetäht ja uuesti K ja 25 numbriga. Et võt sellisel kujul te peaksite nüüd seal Worksupi lehel jõudma meiega seotud konverentsi lehele, kus teie jaoks juba avanebki meie tänane päevakava, saate vaadata, mis kell, kes esineb ja niimoodi edasi. Kõik kenasti nokitsevad oma telefonide kallal, kas on juba ka hättajääjaid, äkki mõni aitab kõrvalt, kes on juba saanud Worksupi lehele sisse. Väike selline meeldiv sahin tekkis ka. Kas toimib? Ma ei tea, kas ma kõigile teie jaoks saan olla IT-asjatundja, aga vähemalt ma proovin olla mõttes teiega ja teid toetada. Aga igatahes, kui võtabki natukene aega, siis te jõuate sinna. Vaatame lähemalt. Meie ees on siis päevakava. Kui me liigume natukene selles päevakavas allapoole, ilmnebki see, mis kell keegi esineb ja mis ettekandega. Me näeme, et seal on ka nupud erinevad. Vaatame näiteks Kristi klaasi taga on selline nupp nagu küsi. Klõpsame sinna peale. Ja seal ongi siis võimalus igalt ettekandjalt ka teile küsimusi esitada. Teeme ka sellise kokkuleppe, et kui te olete oma küsimuse kirja pand, siis võite ka teiste küsimustele kaasa elada ja võite, seal vist peaks olema võimalus ka pöial panna, ehk siis teile see küsimus meeldib. See aitab natukene võib-olla seda küsimust kuidagi klassifitseerida, et kui kõigile meeldib, äkki saame esimesena küsida just seda küsimust. Aga see on selline meeldiv võistlus, mitte suur konkurents. Niimoodi, ja läheme siis tagasi lehele, on olemas ka selle esimese päevapunkti juures, mis praegu kestab, ülesanded nupp. Vaatame ülesandeid. Selline tore võimalus näha, kas kõigi seadmed töötavad. Mis seostub sinule Hiiumaaga? Me küsime siis kõikidelt inimestelt, kes meil täna konverentsil osalevad, nii siin kui sealpool merd, kes vaatavad meid ka mujalt videoekraanide vahendusel.
siis mis seostub sinule Hiiumaaga? Küsimus on ju lihtne, vastuseid valesid ei ole, kõik vastused on õiged, pange kirja ja vaatame kohe, mis te olete sinna vastanud. No meri on täiesti mõistlik ja hea vastus. Minule näiteks seostub Hiiumaaga päris kindlasti Kaibaldi liivik ja sellel aastal millegipärast ka tuulehaug. Täpne põhjus on see, et olen siin käinud kohalike kaluritega tuulehauge püüdmas, oli väga põnev. Niimoodi, aga mis siis me veel tahame teada? Kui siis tekib küsimusi, pöörduge meie poole, me proovime kiiresti ka seda lahendada, kui see keskkond teiega koostööd ei taha teha. Igatahes meid ootavad siis ka päeva lõpus töötoad, kahjuks mitte neid, kes on meid vaatamas video vahendusel, aga just siin kohapeal viibijaid. Ja töötubade info on kindlasti olemas ka meil välja pakutud teile siis tuletõkke seina peal, vist oli selline suurepärane koht. Ja pärast räägime sellest ka. Päeva lõpus kordame kõik üle, kuidas oma töötoad üles leida. Nii, aga vaatame, mis on inimesed pannud kirja, mis seostub sinule Hiiumaaga. Kas me saame väikse kiikamise juba teha sinna, et siin on, no meri on pandud kirja, aga kas me näeme, et kui on veel vastajaid, ma millegipärast ei tahaks uskuda, et ainult meri on kirja pandud. Et jälgime, et äkki meil on veel vastajaid, uurime natukene lähemalt. Või siis tuleme selle juurde veidi hiljem tagasi, et pange julgelt kirja, mis seostub sinule Hiiumaaga, siis me ei pea praegu aega rohkem kinni hoidma, igatahes see küsimus on avatud ja kõigile arvamiseks. Niimoodi, meil on pärastpoole enne lõunapausi, ma teen teile teatavaks veel ühe kaasamisküsimuse, aga siis kõigest juba õigel hetkel. Üks hea uudis on mul teile veel, enne kui ettekannetega pihta hakkame, nimelt. Valminud on keskkonnahariduse juhendaja käsiraamat. Ma saan seda käsiraamatut ka oma käest siin teile näidata. Selline keskkonnahariduse juhendaja käsiraamat ja see on ka avalikult kättesaadav, mitte ainult siin minu käes, vaid ka veebis. Nii et võrgus Keskkonnahariduse Ühingu kodulehel ja ka konverentsi kodulehel on see kenasti leitav ja sealt saate juba rohkem infot ja võimalusega see endale failina alla laadida. Nii et keskkonnahariduse juhendaja käsiraamat on teile kõigile kättesaadaval.